Mul on suur rõõm õpetada Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis õppeaineid, mis seonduvad inimeste tervise ja heaolu erinevate aspektidega, isikliku heaoluga, ärialase heaoluga ja sellega, kuidas me saame oma heaolu toetamise kaudu parandada ümbritsevat keskkonda. Ma arvan, et mitte kunagi varem pole need teemad olnud nii aktuaalsed kui praegu. Täna vaatleme üht kogu maailmas väga populaarseks muutunud tervikliku heaolu kontseptsiooni, mis põhineb müstilisel sõnal wellness. Wellness on sõnakombinatsioon, mis tuleneb ingliskeelsetest sõnadest well-being ja wholeness ehk terviklikkus, mõningate allikate alusel ka sõnadest well-being ja fitness. Wellness on ääretult populaarne. Seda on kuritarvitatud, ületarvitatud, ekslikult tarvitatud, tulunduslikel eesmärkidel tarvitatud ja tekib kindlasti küsimus, et mis muudab siis selle sõna wellness nii ahvatlevaks? Vastused on lihtsad. Sõna kõlab väga hästi ahvatlevalt. See sõna on moes ja prestiižne. See sõna müüb väga hästi. See sõna äratab huvi ja usku saada ilusamaks, elada kauem, elada tervevana. Nii et nii lihtsad need asjad ongi. Paljud aga ei tea, mida see sõna wellness tegelikult tähendab. Heaolu kontseptsiooni alguseks võib pidada Maailma Terviseorganisatsiooni uue tervise definitsiooni vastuvõtmist 1946. aastal ja seda kutsutakse siiani uueks tervise definitsiooniks. Tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguse puudumine. Ameerika psühholoog Albert Tarn arendas seda mõtet tervise definitsiooni edasi ning pakkus omalt poolt välja kõrgema heaolu või tervikliku heaolu kontseptsiooni, mille üks idee on selline. Iga inimene peaks igapäevaselt edasi astuma teekonnal kõrgema heaolu poole, mitte tegelema oma tervisega alles siis, kui sellega probleeme on. Maailma uue tervise definitsiooni mõju oli väga laiaulatuslik. Tervist hakati seostama inimeste suutlikkusega kontrollida ise ja juhtida oma elukorraldust ja tervisemõjureid. Tervist hakati käsitlema kui igapäeva heaolu ja elukvaliteedi olulist ressurssi. Hea tervis tähendab iga inimese teadlikku vastutust oma tervise eest. Hea tervis sõltub inimese elustiilist ja sellest, kui palju ta ise oma tervikliku elustiili panustada soovib. Mõistel wellness puudub ühtne definitsioon. Heaolu liikumise edendaja John Ravis mõtestab heaolu järgmiselt. Heaolu on valik, see on meie igaühe enda valik, kuidas ja millisel heaolu teekonnal me liigume. Heaolu on eluviis, see on eluviis, mille igaüks kujundab endale saavutamaks maksimaalset heaolu. Heaolu on protsess, heaolu on elukestev protsess, me saame midagi oma heaolu suurendamiseks või kui on eriolukorrad, kui on haigused, oma heaolu taastamiseks teha iga päev. Heaolu tähendab tasakaalustatud energiat, heaolu on keha, hinge, vaimu kombinatsioon ja heaolu tähendab iseenda armastamist ja iseendast lugupidamist. Muuda seda, mida muuta saad, piltlikult öeldes, kata lauda alati ja iga päev ka iseendale, mitte ainult siis, kui külalised on tulemas. Või hoolitse iga päev oma heaolu eest, ära oota, kuni haigus külla tuleb. Heaolu kontseptsiooni on edasi arendatud nii-öelda heaolu mudelitega, mis sisaldavad erinevaid dimensioone, millega iga inimene saaks arvestada oma heaoluga igapäevasel tegelemisel. Üks on füüsiline heaolu, mis ei tähenda ainult füüsilist liikumist ja treeninguid. See tähendab eelkõige hea tund, tervislikku toitumist, väga tõsiselt jälgida oma turvalist käitumist, hügieeninõudeid, need on ju eriti aktuaalsed praegusel ajal. Sotsiaalne heaolu, et me hoolitseme oma suhete eest teiste inimestega, oma lähedastega. Emotsionaalne heaolu, et me oskame leida positiivset igast päevas, naelda ja rõõmustada, stressi maandada, kui see peaks vajalik olema. Intellektuaalne heaolu, et me suudame ja soovime õppida iga päev, soovime kasutada meie maailmas, meie ümber tohutult rikkalikku teavet. Vaimne heaolu, et me usume millessegi, mis inimesi ühendab, et me usume moraali, väärtustesse ja eetikasse. Ja keskkonnaga seonduv heaolu, et me suudame toime tulla väga kiiresti muutuvas keskkonnas ja samas ise hoolida ja hoolitseda keskkonna jätkusuutlikkuse eest. Selle lühikese jutu lõpetuseks veidikene mõtlemist.
kuidas järgite teie oma isikliku heaolu põhimõtteid? Mida olete enda tervise ja heaolu jaoks teinud täna? Mida saate teha senisest paremini oma isikliku heaolu suurendamiseks elukestvalt? Järgmistele ja paljudele teistele küsimustele leiate vastused edasiste õpingute ja enesearendamise käigus. Millised on need tooted, teenused, asutused või kohad, mis võiksid õigustusega oma nimetuses kanda sõna wellness? Kuidas saaks iga äri oma äriedu edendamisel silmas pidada heaolu põhimõtteid? Kuidas oleks võimalik disainiprotsessides, toodete, teenuste, ruumide, rajatiste, kohtade arendamisel jälgides heaolu põhimõtteid, et need oleksid inimestele köitvamad, mugavamad, kenamad, toetavamad. Lõpetaksin India kuulsa filosoofi Tagore sõnadega. Magasin ja nägin unes, et elu on rõõm. Ärkasin ja nägin, et elu on kohustus. Tegutsesin ja vaata, kohustusest sai rõõm. Jaksu elukestval isikliku heaolu teekonnal.